Tere, mina olen õpetaja Helle-Mari ja mina teen teile täna sellise miniloengukese sellisest krüptilisest teemast nagu prügikasti Kustist Möira Marini. Võib-olla teades, et ma olen eesti keele õpetaja, annan vihje, millest ma rääkima täna hakkan, aga võib-olla ka mitte. Natukene taustaks, kui ma mõtlesin, millest täna rääkida, siis tuli mul pähe õpilaste väga sageli öeldud mõte, et eesti keel on kuiv, mõttetu, igav, inglise keel on palju mahlakam, palju huvitavam ja sellepärast me loeme Colleen Hooverit inglise keeles. Ja muidugi ma ei saa sellega nõustuda ja tegelikult ka numbrid ja statistika ei nõustu sellega, et eesti keel on ikkagi täpselt sama rikkalik ja huvitav ja vaheldusrikas kui inglise keel. Ja kuigi kõikides keeltes on olemas sellised huvitavad asjad nagu fraseologismid ehk siis kujundlikud väljendid, siis eesti keeles on kohe üks väga huvitav alaharu fraseologisme. Ju on teistes keeltes ka, aga eesti keeles on nad nii toredad. Nimelt sellised fraseologismid, mis oma nimetuses sisaldavad inimese nime ja need võivad olla päris humoorikad. Osad kindlasti on tuttavamad, ma eeldan, et prügikasti Kusti on tuttav, ehk siis see on keegi, kes otsib toitu või asju prügikastist ja Möira Mari olen mina, tegelikult keegi, kes on väga jutukas või ei suuda vait olla, ehk siis nagu mina. Väga selline lihtne jaotus teile täna. Võiks jagada sellised isiku nime sisaldavad fraseologismid, ütleme 4 suurde kategooriasse. Üks suur kategooria on näiteks välimuse järgi. Näiteks me võime öelda Jupi Jaak inimese kohta, kes on siis lühike või Kriipsukaarel inimese kohta, kes on väga kõht. Räpakai selle kohta, kes ei korista oma tuba näiteks ja Ilueedi inimese kohta, kes väga hoolib oma välimusest. Ja kui te neid juba ette vaatate, neid nimesid ja nimetusi, siis tegelikult nimed korduvad. Et võib vist julgelt öelda, et näiteks Jürisid on väga palju ja minule kui feministile käib natukene pihta, et meeste nimesid on rohkem ja kui naiste nimed on, siis nad on natukene tänapäeval võib-olla sellised stereotüübilised, mis meile enam ei sobi. Ka iseloomu järgi saab fraseologisme jagada. Näiteks me ütleme Piripililiisu kellegi kohta, kes on väga hädine ja hädaldab, Ladraleenu keegi, kes jutustab. Tõesti, et need on siis nagu naise nimede järgi, aga on ka Kaebajaak, keegi, kes kituja on või tonksuja on. Ma loodan, et see on ilmselge, see tuleb siis Don Juanist ja see on siis selline liiderlik mees, kellel on palju naispartnereid. Aga minu arust väga tore, ma panin meelega siia mõne, mida te võib-olla olete kuulnud ja mõni, mis on haruldasem. Saab ka ameti järgi, Joodi Jüri on siis arst, Tindi Jüri on siis näiteks ametnik, täidab tindiga paberit. Köögikata on köögitöötaja, kokk, Lehmaliisu, karjane. Sageli fraseologismid tegelikult paljastavad ka nagu ajastu märki, et need kõik 3 esimest kategooriat on ju pigem tänaseks nagu natukene vananenud, on ju, et karjas me enam ei käi nii väga. Täna me võib-olla ei eelda, et katad peavad olema köögis ja jürid arstid, aga fraseologismidel ja nimedel ja sõnadel on eluiga sageli pikem, kui ühiskonnas muutused toimuvad aeglasemalt. Aga miks mitte kasutada neid teinekord ikkagi sõnavara rikastamiseks oma kirjutistes. Ja panin siia ka väikse vaaria, et nimesid tegelikult esineb ka, ma panengi fraseologismid ka sulgudesse, et tehniliselt ei ole ju isegi tegu fraseologismidega, aga inimese nimed on seal sees ikkagi. Näiteks Välgu Mihkel, me teame siis tulemasin on ju, Lepatriinu väike putukas, Eeva ülikond, paralleelselt ka Aadama ülikond, siis kui inimene on alasti, Eeva ülikond siis, et naine on alasti ja Aadama ülikond, et mees on alasti. Ja onu Heino natukene uuemast folkloorist on ju, võiks vist isegi öelda onu Henno, viimase paari nädala skandaalide valguses. Oma isiklikele õpilastele olen ma rääkinud mõnikord ka tädi Maalidest on ju, et need on siis nagu sellised uuemad folkloori lisandused. Ja kui nüüd hakata vaatama, et kuidas neid oleks hea kasutada näiteks oma kirjandites, siis keeleline tähelepanek ütleb, et me oleme nad üldnimestanud. See tähendab seda, et me kirjutame neid kokku ja väikse tähega. Välja arvatud siis juhtumites nagu onu Heino, mis on meile sellisest
uuemast ajast ja Heino on veel säilitanud oma inimese nime. Võib arvata, et kui me onu Heinodest räägime veel võib-olla 50 aasta pärast või noh, ka onu Heinolikkusest, siis muidugi ta hakkab ajapikku arvatavasti üldnimestuma ja väikseks täheks muutuma, kui ta jääb kasutusse. Keel on hästi ennustamatu nagu elus organism, nii et kunagi tegelikult ei ole võimalik öelda, milline fraas nagu jääb kasutusse ja milline mitte. Näiteks väga raske on mul öelda, et miks me Piripili-Liisu ikka veel ütleme, aga Tunksu Jaan pigem ei ütle. Et see on siis üks väike näide sellest, kuidas eesti keel on tegelikult suurepäraselt rikkalik, lahe, mahlakas, huvitav ja väike nüanss, mida tundides ma tavaliselt ei jõua rääkida, sest et see on niivõrd spetsiifiline, aga lahe ülevaade teile, et selliseid nimetusi on tegelikult kümneid ja kümneid eesti keeles.